Tere kõigile, Irene Kaljuste siinpool. On neljapäeva varahommik ja olen siin oma tassikese teega. Kuigi praegu siia ilmselt inimesed veel kogunevad, aga ma ikka alustan oma mõtisklust ja tean, et sa saad seda alati järgi vaadata mingil endale sobival hetkel. Ma tahaks täna jagada ühte väga huvitavat sõna tähendust, mis on ilmselt üsna vastuoluline sõna paljude inimeste jaoks. Ja see on alistumine. Alistumine. Ma olen kuulnud nii siit kui sealt poolt, et see on vastuoluline sõna ja see tekitab inimestes tunde, et no mida, mina küll ei alistu. Ja et alistumine justkui võrduks allaandmisega. Kuid tegelikkuses alistumisel on palju sügavam tähendus ja alistumine on otseselt seotud sisemise vabadusega ja rõõmuga, elus kohalolus elamisega, tänulikkusega. Et selles mõttes alistumine kui selline on retsepti lahutamatu osa, et jõuda iseendani. Ja sellepärast ma tahtsingi sellest täna rääkida, et kummutada võib-olla sellist arusaami, et mida see alistumine siis tähendab, sest rännakus me räägime päris palju alistumisest. Ja see praktika, kui sa seda kasutama hakkad enda elus, võiksin öelda, et on olemas 2 teed koju jõudmiseks, iseendale koju jõudmiseks siis. On joogalik tee, ja mis on siis tee läbi distsipliini ja meele kontrolli. Ja siis on alistumise tee, mis on täiesti vastupidi sellele ja on kontrolli käest ära andmine. Riskides justkui kõigega ja läbi selle saades kõik. Et see on väga sügav praktika, mida on võimalik praktiseerida. Tere hommikust kõigile, kes siia tulnud on juba kohale. See on kõige sügavam praktika, mida me üldse praktiseerida saame ja kõik need kohad, kus me sellele vastu seisame, ongi meie nii-öelda sellised kannatuse loojad, laias laastus öeldes. Et mina olen olnud oma elus tohutult suure vastupanuga kõigele. Ja sellest ka ilmselt on olnud mul olema hästi intellektuaalne olnud, hästi sellise kriitilise meelega, kahtlustava meelega, sest mul on nii palju vastupanu kõigele olnud. Igal juhul mitte alistuda, sest et see tundus kõige hirmutavam mõte üldse, et elu intensiivsusele näiteks alistuda või see tundus mulle varasemalt, et alistumine tähendab seda, et sa oled kõikide lükata ja tõmmata ja sellel oli mingi hoopis teine tähendus. See oligi allaandmise koht nii-öelda, et ma justkui loobun millestki. Ja läbi rännaku meetodi praktiseerimise ma olen hakanud
selle sõna tähendust mõistma hoopis teistmoodi ja ma tohutult armastan alistumise praktikaid, sest ma tean, et see on see, mis võimaldab mul teha elus väga palju. See on see, mis aitab mul intensiivses kohas tunda ennast hästi. Eile õhtul mul näiteks oli selline koht, kus ma tundsin, et on ju, et sisemiselt tekkis selline natukene ülekoormuse tunne, et mul on väga palju asju, mida mul on vaja teha, millele mul on keskenduda vaja järgmised nädal aega. Lisaks on mul siin homme kuidas seda öeldakse, Rae valla noorte siis mingisugune päev on, kus ma esinen hirmude teemal. Jagan neile nippe, kuidas hirmudega toime tulla. Tere hommikust, Anne. Ja selleks on vaja ette valmistada täna ja siis täna on mul koosolek rännakuseminari ettevalmistamise kogu selle käsikirja või selle programmi läbitöötamiseks, pluss ma pean seda sisu endas läbi käima, pluss mul on pere, pluss mul on mu õde ja tema lapsed, keda ma praegu toetan. Ühesõnaga, kõike tundub olevat korraga hästi palju ja see on see koht, kus varasemalt elus ma tundsin, et ma nagu sisemiselt hakkan kokku varisema. Et vastutust on liiga palju, siis tekib hirm ja blokeerumine ja me läheme pingesse, stressi. Kriitiline meel aktiveerub ja siis meil võib tekkida selline asi nagu negatiivne sisekõne ja me võime seda pinget hakata ka kanaliseerima väljapoole, olles rahulolematu ennast ümbritsevate inimestega. Et kui sa märkad enda puhul seda, siis see on alati märk sellest, et pinge on nagu üle kruttinud ja me lihtsalt kanaliseerime seda väljapoole. Ja ma teadvustasin seda kohta, et siin on see, mu meelel on overwhelm või siis, et kõik on nagu liiga palju. Ja lõdvestusin sellesse. Ja see ei ole nagu mingi selline asi, mis on tulnud üleöö mul. See on ajapikku tulnud läbi siis selle teadvustamise, et ma jälle krutin siin ja olen ennast sinna teise äärmusesse ära tõmmanud ja otsides kogu aeg siis seda tasakaalu, siis tegelikult see on nagu järk-järguline protsess ja aastaid võtnud aega, et ma suudaksin säilitada lõdvestumise koha teatud maani, et ma suudan ennast veel juhtida selles mõttes, juhtida alistumisse ja usaldusse. Ja alistumine ise ongi midagi, mis nõuab hästi suurt usaldust meie käest. Rännakuprotsess ise, kui me õpime seda kasutama ja teeme seda ja jagame seda teistele, on ka puhas alistumise protsess, ka siis, kui sa oled selles kohas, kus sa justkui juhendad seda protsessi. Ja samamoodi, kui sa seda saad, ühel hetkel, mis juhtub, on see, et su meel alistub. Enne seda tundub see rännakuprotsess hullult raske, sest et meel tegeleb sellega, et olukorda kontrolli all hoida. Et Jumala eest mitte lasta tugevatel emotsioonidel nähtavale tulla, sest et siis kaob ju kontroll ära. Ja ometigi, kui lõpuks meel saab nagu aru, et ta on nagu justkui niisugune eraldi olend meis. Mina ise hästi suhestun kehasse kui eraldi teadusesse, siis on mul meel, ja siis olen mina. Ja siis on muidugi emotsioonid. Ja ma selle pärast saan ka neid kõrvalt vaadata, kui ma hakkan ennast lahutama ära sellest, mida ma mõtlen. Et et ahah, et sellised mõtted siis. Aga see ei ole mina. See on lihtsalt see meeletasand, mis genereerib kas siis välistest mõjutustest, ühesõnaga see on minevikus saadud kogemuste tuleviku projektsioon
on tihti meel, kui ta on nagu täiesti sellises omaette kappamises nii-öelda ja ta ei ole siis ankurdunud siis minus ehk siis minu enda allikas, minu enda olemuses. On parajasti kuskil millegi vastu võitlemises, kaitsemises, hoidumises. Ja rännakus ongi see moment, on tõenäoliselt need, kes on rännakut kogenud, tunnevad selle momendi ära, kui ühel hetkel kogu see ebamugavustunne, mis justkui protsessi tegema hakates haihtub. Ja sa märkad seda, et su meel, et sul ei ole enam mitte mingisugust vastupanu sellele, mis toimub ja ometi kõik see, mis toimub, on sind kõige parimal moel toetavam ja vabastavam. Ja see on otsene peegeldus tegelikult ellu, et kuidas me võitleme, sõdime millegi vastu ja sellel hetkel, kui meie teadvuse ruum suudab lõdvestuda ja avarduda sellesse kõigesse, mis on seda, mida kõike on liiga palju, mis tundub liiga kole, ohtlik, ebameeldiv, ma ei taha ja nii edasi, siis meil tekib täiesti uus perspektiiv asjadele ja kogu meie olemus saab rahuneda. Ja meil tekib uus jõud. Miks me oleme väsinud tegelikult? Okei, võib-olla me magame vähe halva kvaliteediga, siis on selleks reaalne füüsiline põhjus. Aga tegelikult me magame päris palju suuremas osas ajast, on ju. Või siis me magame halvasti sellepärast, et meie meel on lihtsalt nii kurnatud ja üle võlli. Aga tegelikult, ja mis ma tahangi öelda, et me olemegi väsinud sellepärast, et me oleme kogu aeg võitluses ja vastupanus elule. Me püüame seda juhtida, kontrollida, otsustada intellekti tasandil kogu aeg seda, mis on õige ja vale. Mitte olla see ühenduses siis selle sügavama hoovusega iseendast justkui. Sest me ei usalda seda, sest meis on varasem kogemus sellest, et kui, ja tihti tulebki lapsepõlvest esimene 7 eluaastat, võib-olla ka natuke hiljem, kus me olime see avardunud teadvus, kus me olime see, kellest elu voolas läbi ja me olime vabad ja siis meil juhtus midagi ja me tõmbasime, et okei, see maailm on siin ikkagi selline ohtlik koht, et ma pean ikkagi vaatama seda asja, kui palju ma luban ja mida ma saan lubada ja võib-olla ema ütles mulle või isa ütles mulle, et ei tohi siin liiga palju tunda ja liiga vaba olla ja nii edasi. Ehk siis mul tuli see meelekontroll tuli peale. Aga see on mega väsitav. See on mega väsitav. Ja kui ma liigun ringi mööda tänavaid elus, siis me oleme mega väsinud kõik. Sellepärast, et me kogu aeg kaitseme ennast. Me kogu aeg seisame millegi vastu. Arvates, et me oleme siis millegi poolt. Ja ma alguses rääkisin sellest, et mitmed inimesed on lähitutvusringkonnast just öelnud, et see alistumise teema on ikka, ma ei tea, et see tekitab hästi vastuolulisi tundeid. Ja et see tundub alla andmisena. Kuid minu isiklik kogemus on ikkagi see, et vastupidi, et kui ma alistun, siis minus on jõud valida seda, mis on parim minu jaoks. Ja parim minu jaoks ei tähenda alati seda, mis on mugav minu jaoks. Parim võib vahest olla midagi sellist, mis hirmutab mind, mis tõmbab mu meele aktiivsuse nii-öelda ülesse, sest et see ei tundu enam turvaline talle, mu mõistusele, sest et see läheb kontrolli alt välja. Aga kui ma julgen alistuda elule, mis voolab läbi minu, siis ei pruugi olla mugav. Aga
kui ma sellest kohast läbi lähen, siis ma avastan, et kogu see turvatunne, kõik see, mida ma justkui tundsin, et selles valikus puudu on seal sees olemas. Ja elu kannab täiega. Et kogu see müstitsism või maagia, ma olen täna väga sügavatesse teemadesse, aga ütleme, selline tõeline müstika, elumüstika, millesse mõni inimene üldse ei usu, sest ta on niivõrd ratsionaalne. Kui sa astud sellest, ja ma olen ka ratsionaalne inimene, aga kui sa astud sellest välja ja hakkad elama nagu mingis sellises tasandis, kus ratsionaalsus on sinu tööriist lihtsalt. Sinu emotsioonid on indikaatorid sinule millegi jaoks siin elus. Nad on sulle mingid märgid, kas siis sinu hirmudest, ühesõnaga sinu haavadest kusagil. Ja kehast lasta nagu keha tasandilt ennast juhtida. Et kehas on alati see info tegelikult olemas, see, mis on õige teha. Kui on nagu see olukord, kus sa tunned, et sul on vaja mingi otsus teha ja see tõmbab sind sinna poole, mis tekitab sellise tunde, et okei. Et meel hakkab rääkima sellest, kuidas ei ole ikka õige aeg, kuidas on ikkagi rohkem vaja teada, rohkem kogemust ja nii edasi, siis tõenäoliselt oled sa hirmus, on ju. Aga kui su kehas on täielik lõdvestumise koht on ja sa mõtled sellele valikule siis, kus sa ütled, et sul on rohkem aega vaja, siis tõenäoliselt see nii ongi, et võib-olla see ei ole see õige hetk. Aga kui sul on see tõmme millegi poole ja siis hakkab tekkima see, et ei, mul ei ole praegu võimalik seda teha või ma ei saa ja nii edasi, siis ja samal ajal kehas on ikkagi nagu mingisugune selline pinge, siis tegelikult on seal hirm, on ju. Tegelikult on vaja korraks peatada, vaatad, okei, mis on see, mida mul veel vaja teada on. Selleks, et ma julgeksin valida ja alistuda oma teele, oma suunale. Kui me seda ei tee, siis ja meil on need teadvustamata hirmud, vajadus kontrollida enda elu, siis me elame väga turvalist elu, mis ei ole võib-olla väga õnnelik elu, võib-olla ta on rahulduspakkuv, võib-olla mitte, aga ta on turvaline igal juhul. Isegi kui ta loob meile kannatust, siis me vähemalt teame seda kannatust, see on meile tuttav. Aga kui me laseme nüüd kontrolli käest ära, siis selles mõttes kontrolli käest ära, et sellel hirmul enda sees ei lase kontrollida ennast, siis me astume sellele rajale, mida nimetataksegi müstikaks, mis on siis tegelikult ka teatud mõttes, mitte teatud mõttes, vaid ongi, ütleme, erinevates religioonides, mina ei ole otseselt religioosne inimene, ma olen küll ristitud kunagi Luteri kirikus, aga ma ei tunne seost kirikuga, et ma tunnen hästi, et see kõik ümberringi on looja. Aga igas sellises traditsioonis on olemas selline sügavam tasand, et üks on siis selline kirik ja kogu see religioon, mida me siis nagu laias laastus teame, aga siis on olemas nii-öelda see müstikute tasand. Ja võib-olla sa oled tuttav sufi müstikuga, Rumiga, siis ma tean kõige rohkem sellest, sellepärast, et ta on väga tuntud, ma olen lugenud tema raamatuid, tema luulet hästi palju ja see kirjeldab otseselt seda sama teed, mida võib-olla Brandon ja Rännak on mulle õpetanud, on alistumise tee. Et elada siis selle täiesti avatud südamega. Ja kui on valu, siis on lihtsalt valu
ja see on nii kaua, kuni ta on ja siis ta lahkub. Ma kohe mõtlen, soovitan. Täna jälle soovitan ühte raamatut, mis on niisugune ilukirjanduslikku laadi, aga täis väga-väga sügavat tõde elu ja hinge kohta. On Elif Shafaki Armastuse 40 reeglit. Et see ongi romaan Rumist. See on, kui sa oled seda lugenud, siis sa kindlasti nõustud muga, et see on üks ilusamaid kirjanduslikke teoseid, huvitav ka, mida lugeda. 40 armastusreeglit. Ja see läheb lihtsalt sellesse kõigesse, sobitub sellesse pilti, mida ma praegu räägin. Ta on hästi südant puudutav, liigutav, ta on avav, ta on mõtlema panev. Et mida siis ikkagi alistumine minu jaoks tähendab. Ja kui mul on selle suhtes hinnang, siis ma julgustan sind sellega tegelema, vaatlema seda hirmu enda sees ja neid kontseptsioone, mis sul on seoses alistumisega. Et mul hästi ilus on vaadata praegu ilus ja kurb vaadata enda õde, kellel on 3 väikest last, ja ma eelmine kord rääkisin, et ta mees lahkus. Kuidas tema leinab, kuidas ta laseb nii nagu puhtalt läbi neid emotsioone ja ei lähe sellesse loosse. Ta eile just ütles, et huvitav, et kas mul on midagi viga, et ma ei tunne ennast kogu aeg nagu nii halvasti, et mul on vahepeal nagu täitsa hea olla, et mul on nagu vahepeal isegi rõõm. Ja siis ma ütlesin, et ei, Karin, sa lihtsalt ei räägi endale lugusid peast, vaid sa ei hoia kinni mingisugusest loost sellest, mis teil on olnud ja püüa seda kuidagi hoida endas, vaid et sa lihtsalt alistud. Sa lihtsalt oled alistunud sellele, et nii on ja loomulikult on see valus ja see protsessib veel tükk aega ja võivad tulla üles ka viha ja erinevad siis leinafaasid. Aga kui sa ei hoia kinni sellest mõttest, et miks nii ja kui see on nii ebaõiglane ja siis sellest mälestusest kinni nagu sellisel viisil, et ma ei ole nõus selle reaalsusega, mis siin praegu on. Kui me võitleme vastu sellele reaalsusele, mis meil on, siis see on kannatus. See on kannatus. Pigem alistu sellele, et okei, see on siin praegu. Nagu mina ka täna hommikul, okei, see kõik on siin praegu. Kogu see suur portsjon on siin praegu. Lõdvestun sellesse ja momentaalselt, kui ma sellesse lõdvestun, siis ma leian jõu ja see ei tundugi enam nii välja kutsuda raske. Ehk siis ma ei ole väsinud selles ja see ei tundu mulle, minus on see piisavalt usaldust sellesse protsessi, et mul tekib see ruum ja aeg kõik need asjad ära lahendada ilusti õigeks ajaks. Nii et jaa, kui sa tahad õppida seda, kuidas päriselt alistuda elule ja iseendale just oma teele, siis ma väga soovitan sul tulla seda rännaku praktikat või rännaku meetodit õppima, sest ta annab selle esimese sellise tööriista, et kuidas siis kõigepealt alistada need emotsioonid enda sees, mida me niimoodi plokis hoiame, sellepärast, et nad tunduvad ohtlikud. Ja kuidas mõistus saab alistuda. See on kõige keerulisem osa, eks. Kuidas ma saan jätta vaid selle tegelase siin, kes räägib mulle, ma ei tea, mis lugusid peas. Aga see algab sellest kohast, kus me alistume nendele emotsioonidele. Teeme neile lihtsalt ruumi siin. Laseme neil tulla. Ja siis me avastame seda, et kui me laseme neil tulla, siis nad sama vabalt, kui nad tulid, nad ka lahkuvad. Vaat. Ja siis see meel jääb ise vait.
me ei pea teda kontrollima, me ei pea teda distsiplineerima või noh, niimoodi pingsalt üritama vaigistada, vaid ta vaigistub ise. Kui sa lased emotsioonide laengu enda kehas vabaks, lased nii-öelda kogu selle pinge minema siit. Vaat nii. Et kindlasti, nagu ikka, mulle meeldiks, kui sa jagaksid endapoolset tunnetust ja tajumist, mis see alistumine sinu jaoks tähendab. Kas sa praktiseerid seda? Mis tundeid see sus tekitab? Võib-olla sa oled üks nendest inimestest, kellel on sellega keerukus. Et jaga muga seda mõtet. Ja kui sa tunned, et on kedagi, kelle ellu võiks see mõttisklus või jagamine ka panustada, siis jaga seda videot ka. Ja tule Rännaku seminarile. Meil juba järgmine reede hommik alustame 3-päevast teekonda. Ma nüüd võtangi selle järgmise nädala ja nädalavahetuse ja lähen vaikusesse toimetama suhteliselt. Vaatan, et ma ikkagi äkki 4. päeva hommikul tulen siia. Küllap mul on sealt sellest ettevalmistustest häid mõtteid jagada teiega ka. Väga-väga ilusat päeva sulle ja järgmiste kordadeni.